peaks valima noor inimene just Lennuakadeemia õppimiskohaks? No ma võin enda kohta öelda, et mul oli see unistus. Polnud eriti muud varianti. Lihtsalt küsimus oli selles, kas saan sisse või ei saa. No nõuded on päris karmid selles mõttes, et koolis ma õppisin suht hästi, aga esimese korraga ikka ei saanud. Siis meil on siin siuke asi, et 2 esimest aastat on üldõppe ja siis 2 viimast aastat on juba erialaõppe. Ja peale 2 esimest aastat on võimalus veel kord testi teha. Ehk siis ma tegin teist korda nii ja teise korraga sain läbi. Ehk siis ei ole nii lihtne. Aga samas ei ole vaja muretseda, ei ole vaja panitseda, sest minu kohta võin öelda, et esimest korda liiga palju muretsesin. Äkki liiga oli selles. Siis teine kord, kui läksin, tegin rahulikult ära ja sain hea tulemus. Mina olen helikopteripiloot. Meil on selline protseduur nagu ilma mootorita maandumine. Ehk siis kui mootor peaks üles hüppama. Ja põhimõtteliselt kopteriga saab väga hästi maanduda ilma mootorita. Mitte nagu lennukiga saab põhimõtteliselt, kui lennuvälja on olemas lähedal, siis võib joppada tiuvad, kui ei ole siis nagu inglise keeles sõna ditchid. Ja põhimõtteliselt lennuk läheb katki, aga kopteriga saab väga rahulikult maanduda, kui sa muidugi oskad seda. Ja see manöör on iseenesest väga raske. Ja hiljuti ei tulnud mulle välja instruktoriga koos. Ehk siis oli siuke mitte minu päev. Ja instruktor ütles, et mine koju, mõtle rahulikult ümber, mis sa valesti tegid, mis sa õigesti tegid ja siis teine kord teeme veel kord. Ehk siis, nagu ütles, mõnikord on raske, mõnikord on lihtne. Nagu ma hiljuti lugesin, et see piloodi värk peab olema mitte sinu karjäär, vaid sinu elustiil, siis saad hakkama.